hästi võtmesõna on rahulolu tunne. Kui see päris rahulolu tunne, mitte selline, et on korraks palju raha ja nii, aga ei tea, kuidas see tervis on ja kõik, selline tõeline rahulolu tunne igal tasandil. Kui see võimendub, siis ka võimendub inimese energia. Ja siis ta on ka varsti jälle kättesaamatu, tähendab sellele maavälisele nagu energiale. Selleks on vaja pidevalt üles-alla energiat kõigutada. Nagu inimese energia tõuseb, siis on kas on majanduskriis. Kui majanduskriis ei aita, tehakse sõda, inimene viiakse jälle ellujäämistasandile. Põhiline, et ta on ellujäämistasandil. See on põhiline. Nagu vanad indiaanlased ütlevad nii kihvtilt, et ma olen nagu lihtsalt kinnitust leidnud oma kanadustele. Et inimese energiakoor oli nii paks kunagi. 1,5 meetrit oli ainult kaitse. Nagu Kreeka pähkel, paks, mitte mingi naljalt, võib-olla mõni on väga tugev, kuskilt tuleb mingisugune kiskeline, aga üldiselt mitte keegi inimest ei puuduta ja ei saa üldse ligi. Nüüd on see koor nii õhukeseks muutunud, et inimene ongi nii vastuvõtlik. Aga hea uudis on see, et on võimalik kogu oma kaitsekeha kasvatada sama paksuks tagasi. Paksuks, vägevaks, tugevaks ja hakkame kohe ka siis kauem elama. Et ma toon inimeses meistri tasandi välja ja koos, mitte mina üksi, me koos aktiveerime siis inimese meistri tasandi, tähendab meister olemuse. Meistri tasand on siis, meistri tasandil saab olla inimene, kasutada oma meistri teadvust, kes on selleks valmis. Meistri tasand tähendab seda, et seal on hästi palju teadmisi, järsku meenub tohutult palju teadmisi, oskusi, inimene hakkab automaatselt alla kanaldama, kasutama oma potentsiaali, ehk siis saab teha nii, et meistri tasand saaks tavateadvusele kättesaadavaks kergelt, nagu jõuaks tavateadvuseni. Ja huvitav, et täna tulid, mida ennast naerma, see on nagu see ulmeelu, ma ei jõua ikkagi ära imestada, et mu tavateadus väga tihti imestab, et kas tõesti see on võimalik ja issand jumal, et aga võt, kogud tulid korraks seisid, mõtlesin, mõjuvad hästi, mingid valgusolendid, aga lasad siis olla, võib-olla loengu pärast toetavad mind, on ju. Pärast Tiinaga tegime praktikat üle siin Pärnus, korraks proovisime. Ma ju siin ei tee, ma juhin teid, on ju, aga ma teen vähemal määral läbi. Tahtsin ise kogeda, nii huvitav praktika on. Ja tulid uuesti need olendid, kes on pärit meistrihallidest, mingi meistriruumid, hallid. Võib mitme sõnaga mängida, aga nad valvavad neid mingi meistrite halli. Ma seda kuskilt lugenud üldse ei ole kuulnud, ma püüan ise kuidagi sõnastada. Mõtte õieti edasi anda, nimetada võib mitmeti. Ja nad palusid, et on aeg, et teisiti ei ole võimalik enam, tähendab, see on parem viis, kasulikum, kui me muutuksime siis, ma ei saa öelda, et kõik, aga me prooviksime ikkagi aktiveerida oma meistertasandit. Selle ma panin praktikasse sisse. Avatus ja jaatus elule. Muide, see on üks hästi kaval kaitse ka. Isegi kui ma mingi õudne energia, päriselt mõnikord harvan ka päris sellised õudsed energiat, tugevad energiat. Nii et tavainimene saab ka kohe aru, ta hakkab paha, ma ei tea, tahab pikali kukkuda. On olnud mõnes kohas kaevandatakse ja kuidagi, ma ei tea, pääseb välja mingi energia. Kui selle energia suhtes nüüd reageerida eitavalt, kuidagi, et jumalest ära mind puudu või see eituse energia viib duaalsele sagedusele ja tekib ikkagi selline võitlusmoment või selline, ühesõnaga, see teeb meid nõrgemaks. Seda tuleb täiesti aktsepteerida, lihtsalt luua koheselt, et näiteks, et ma olen puutumatu. Et olengi tema suhtes puutumatu. See ei ole eitus, see on loomine. Ma olen puutumatu.
et eraldi raku tasandil rakke häälestada siis nagu, et nad võtaks vastu, tähendab, et nad võtavadki vastu selle uskumuse, selle teadlikkuse, et kõik on võimalik, saab ka keha paremini tervendada, tervena hoida, käsklusi anda siis ja nii edasi. Et ühesõnaga tuleb aktiveerida meistertasandi, täna me seda teeme. Ja see annab suuremad teadmised ja selge tunnetuse, mis on siis endale vajalik ja mis ei ole vajalik ja nii edasi. Et on aeg olla aktiveeritud meister. Mainin üle, et see on nagu number 2 punkt siis, et esimene oli see aktiveerime ennast meistriks, siis nagu igapäevane elu, et suurendame oma rahulolu tunnet teadlikult. Õnneks seda annab arendada. Me võime jõuda mõnikord sellesse punkti elus, kus me ei mäletagi, mida täielik rahulolu tähendab. Korraks tunneme paremini ennast, aga meid ei valda enam see täielik rahulolu tunne. Vot me peaks oskama uuesti seda tunda. Siis käivad need õiged lained üle keha, energiad häälestuvad, reastuvad õieti ja energiakiht kasvab, nagu laieneb. Rahulolu, kui inimene on ka rahul, siis ta on ju lõdvestunud, ehk siis ta vibreerib teistmoodi ja see on tõesti meie eluks oluline. 3. punkt, siis täielik jaotus. Korra olen varem seda maininud teises loengus. Ma vaatasin seda, et duaalsest maailmast väljas, olles duaalsest maailmast väljas, me läheme pärast ka duaalsest energiast välja, puhtasse loovasse energiasse. Ei ole enam eitust olemas. Saate aru, mis mõttes? Selles, täna on mingisugune selline huvitav tunne seda praktikat. See praktika on nii tähtis, et vastutus on päris suur. Vibra on sees. Et enda sees ei tohiks eitust üldse olla. Ma tean, et mõnedes praktikates õpetatakse, et õpime ei ütlema. Ei, nagu muidu inimene ei julge seda ei öelda. Kuidas saab nii elada, et eitust ei ole? Nii, et kui midagi ei meeldi, siis ma ei keskendu sellele, mis mulle ei meeldi, vaid ma valin selle, mis mulle meeldib, eks.